Kogemusnõustaja Silver podcast stardib. Tere! Kui sa näed mind esimest korda, siis meeldi tutvuda. Mina olen Silver, kogemusnõustaja. Mul on diagnoositud depressioon ja ärevushäire, mis tähendab siis seda, et ma olen need omal nahal kõik läbi elanud ja olen nendest taastunud. Olen uuesti tagasi langenud, siis uuesti taastunud ja siis uuesti tagasi langenud. Aga nüüd tänaseks päevaks on siis see periood, kus ma olen siis suutnud säilitada selle taastumisoleku, stabiilsuse. Olen õppinud ka siis kogemusnõustajaks, et aidata just inimest, kes ise parasjagu depressiooni küüsis on või vaevleb ärevushäirega ja olla talle siis toeks, abiks, inspiratsiooniks kindlasti. Ja ma jagan siis oma lugu sellest, milline oli minu depressioon, milline oli mu ärevushäire, kuidas iga päev oli sellest mõjutatud. Ja tänases osas räägingi siis, mis tunne on olla depressioonis ja seda siis vahetult läbi enda silmade, kõik see, mis ma tundsin oma kehas. Millised olid need päevad, kus depressioon oli kõige kõrgemas haripunktis, samamoodi ka ärevushäire. Ja muidugi tuleb siinkohal arvestada ka seda, et depressioon ja üldse see periood, kus ma olin depressioonis ja üldse taastusin ja proovisin saada paremaks, väga suur osa sellest ajast mälu on saanud ka mõjutatud sellest depressioonis oleku ajast, et ma ei mäleta enam kõike nii täpselt, aga ma annan endast parima, et seda kõike meenutada ja seda siis sulle täna siin esile ka tuua. Ja kindlasti see ei tähenda seda, et minu depressioon on siis täpselt selline nagu kellelgi teisel, seal võib olla jah neid sarnasusi, aga paljuski võib olla ka erinevusi. Ja pigem see, mis ma siin täna sulle räägin, see annab siis edasi ühe versiooni, milline võib olla depressioon, milline see tunne on ja kuidas see siis igapäeva elu mõjutab. Märksõnadena olen ma endale need hetked ja need emotsioonid välja toonud ja ma annan endast parima, et need sulle ka siin täna siis taas esitada. Esimene emotsioon või tunne, mida ma kogesin depressioonis olles, oli pidev hirmunud olek. Et ma ei tundnud ennast mitte kuskil turvaliselt, mu peas käisid hästi mitmed mõtted kogu aeg, mis ka muretsesid praeguses hetkes, tunni aja pärast, järgmine päev. Ja mul ei olnud üldse mugav enda nahas olla, mis tähendab siis omakorda seda, et minu mõttemustrites valitses selline pidev muretsemine, pidev hirmutunne ja selline teadmatus. Ja üleüldse oli see tunne ka selle poolest veider, et ma ei saanud nagu hetkes olla, aga mul oli kogu aeg hirm, põhjendamatu hirm. Tuli üks normaalne mõte võib-olla ja pärast seda tuli kohe sadu mõtteid sellega seoses, mida karta või mille pärast muret tunda. Olgugi, et minu ümber oli kõik turvaline, inimesed, kes soovisid mulle head, tundsin ma ikkagi, et nagu kohe hakkaks midagi juhtuma. Aga mis juhtuma hakkab, seda ma ei teadnud. Teine asi, mida ma panin tähele, kui kõik see ühel päeval minu maailm kokku varises pärast ühte meeletut paanikahoogu, mis muutis ka kogu sellist ümbritsevat reaalsust, siis oskamatus või suutmatus olla hetkes. Ehk siis näiteks seesama hetk, kus oled praegu sina, kus olen mina ja mul oli keeruline olla hetkes. Et
ma olen justkui olemas, räägin näiteks sinuga juttu, aga minu peas samal ajal käivad tuhanded mõtted üldse kõigest, mis on olnud, mis on juhtumas, mis on halvasti läinud, kuidas ma ennast praegu halvasti tunnen, kuidas ma tahaks nii väga kõigest päästa, et ma oleks tagasi normaalne. Aga me räägime tegelikult omavahel juttu ja mina ise olen seal kilomeetrite kaugusel kuskil distantsil võib-olla ja sellepärast oligi nii keeruline olla selles praeguses hetkes, sest olgugi, et ma ei tundnud mitte midagi, kõik oli nagu tühine, mõttetu, tuim, selline üldine negatiivne foon, tühjus totaalne ja kogu aeg ma analüüsisin seda tunnet, sest ma ei olnud ennast mitte kunagi niiviisi tundnud nagu sellel ajal. Ja see tundmatus kogu aeg tõigi mind sealt hetkest ära ja pani mõtlema mõtete peale, millest ma ei olnud kunagi varem mõelnud ja ma ei saanud olla tegelikult 100% kohal. Ja sellesama mitte hetkes olemisega ma panin sellist asja tähele, et mul tekkis paigal püsimatus samamoodi. Et minu suurim soov sellel ajal oli mitte eksisteerida selle tundega, et ma proovisin kõigest vähest teha nii, et ma magaks, et ma ei eksisteeriks, et ma ei tunneks. Ja see lihtsalt vedelemine, kus siis magaks või prooviks niisama olla ja mitte midagi teha, ka see muutus hirmutavaks, sest kui ma mitte midagi ei teinud ja ainult vedelesin, siis mu kogu fookus jälle läks siia ja sellele üldisele tundele, mis valitses siis sellel hetkel minu kehas. Ja see on nii kummaline, nii veider edasi anda läbi sõnade. Ma pakun, et ei ole selliseid sõnu olemas, mis annaks seda vahetut tunnet edasi. Aga lihtsalt jaa, see paigal püsimatus, et mõtted peas lihtsalt ei jää järgi ja samas enda püsti ajamine, kuskile minemine, ennast mingisugusesse olukorda panemine, ka see tundus tohutult energiakulukas ülesanne ja pingutus. Ja kui ma suutsingi minna kuskile, olla, näiteks sõpradega liituda, seltskonda, teha mingeid tegevusi, mida sõbrad ikka teevad, siis sisimas mul oli selline tunne, et ma tahaks minema sealt ja lihtsalt olla omaette kookonis, vedeleda voodis, diivanil, kus iganes, et ma ei peaks millegagi tegelema. Aga niipea kui ma omaette jäin jälle, kogu tähelepanu läks siia ja sellele tundele, mis mul kehas oli ja see tegigi selle nii talutamatuks, et see on nagu selline surnud ring, mis kogu aeg hakkab otsast peale, vahet ei ole, kus sa oled, mis sa teed ja selline lõputu õudus justkui, kui nii öelda. Panin tähele ka seda, et ma ei tundnud mitte midagi. Selline tunnete puudumine, selline ühtlane negatiivne foon, kus siis elus olid ära kadunud sisuliselt kõik värvid, kui nii öelda. Ja see tunne oli isegi selline, et see oli nagu, mitte et nagu kõik värvid oleks ära võetud, vaid pilt, mida me näeme praegu koos sinuga, et see oleks nagu isegi nagu sellisesse fotonegatiivi pandud. Et kogu selline ilu, kogu selline võlu elu juurest, kõik need ilusad hetked, kui päike paistab, kui on päikeseloojang või päikesetõus, ma seda ei tundnud enam. Ja seda oli väga keeruline vastu võtta just sellepärast, et esiteks
kui sa oled harjunud terve oma elu elama ja kogema asju ühtviisi ja ühtemoodi, tekib seal selline teatud rutiin, kui nii öelda. ja kui järsku enam ei tunne mitte midagi, kõik on värvitu, tühine, ei tähenda mitte midagi, et selline flat joon ja emotsioone mitte millegi vastu ei olnud enam. ei muusika, ei nende tegevuste vastu, mis mulle meeldis teha. ja see ajas ka tegelikult segadusse, sest ma ei saanud aru, mis minuga toimub, ma ei saanud aru enam, kes ma olen või mis ma olen ja mille pärast ma ennast nii tunnen üldse. ja see tõmbas ennast keerisesse. oligi selline tühjuses, ulpimine, mitte millegi tundmine ja see oli nii kummaline, sest ma ei ole mitte midagi sellist varem tundnud ja see ajaski väga segadusse. Ja kui oligi päev, kus tõepoolest tundsid sellist õrna rõõmuhetke, meeldetuletus heast emotsioonist, sest niipea, kui see hea emotsioon tuli, pärast seda tuli nagu selline suur laine, see depressiooni laine ja pühkis selle headuse minema. Täpselt tagasi sinna tühjusesse, mitte millegi tundmisesse. ja seda oli nii keeruline vastu võtta, sest ma lootsin, et äkki läheb paremaks, kui ma magan, kui ma teen silmad lahti uuesti, aga ei läinud. kõik oli täpselt samasugune edasi. Turvatunnet või selline tunne, et vahet ei ole, kus ma olen, mul on seal hea olla, turvaline, ma ei pea muretsema. turvatunne kadus ka ära. see oli, ma annan seda võib-olla nii edasi, et mul oli kehas selline tunne, et ma ei tundnud ennast enda kehas mugavalt, sest midagi oli paigast ära. ma, ma proovisin nagu aru saada, kus kohas see mina hakkab ja kus kohas see mina ära lõpeb. Sest mu kehas oli veider olla. Ma enam ei teadnud, kus mu piirjooned hakkavad ja kus need nagu lõppevad. ja mis üldse teeb minust minu. ja seda oli samamoodi hästi veider kogeda. ja samal ajal ka seesama, et kui mu turvatunne puudus üldse, siis minu ümbruses oli tegelikult kõik hästi. kõik oli nii, nagu see on kogu aeg olnud. tuttavad kohad, tuttavad paigad, tuttavad inimesed, keegi justkui halba ei soovi. siis mulle tundus kogu aeg, et mul on mingi ohutunne. ja see oli samamoodi väga, väga veider vastu võtta seda tunnet. ja ma tundsin sees sellist tunnet, et ma olen hääbumas, ma hakkan ära surema. et selline nagu lõppvaatuse algus justkui. ja kui see turvatunne, seda ei olnud leida enam kuskilt, siis ma panin tähele ka seda, et minu reaalsustaju oli veidikene muutunud. et noh, kuna mul oli enda kehas ülimalt ebamugav olla, üldse eksisteerida, siis ka ümbritsev reaalsus tundus kuidagi teistsugune. näiteks liikuvad objektid või kui ma ise liikusin ühest kohast teise ja asjad minu ümber tundusid kulgema kuidagi kiiremini. et nagu keegi oleks reaalsusele kiirust juurde keeranud niimoodi 0,5 korda. kõik hääled ja asjad olid muidugi normaalsed, et kui tavaliselt, kui vaatad mingit videot kiirenduse peal, siis lähevad ka hääled kiiremaks, aga ainult pilt oli kiirem, hästi õrnalt. mitte meeletult kiire, aga õrnalt tajutavam, et ta on kiirem ja see oli samamoodi veider, sest ma ei olnud midagi sellist kogenud esiteks
ja seesama ebamugavus vähendas ka seda turvatunnet, sest ma arvasin, et äkki ma hakkan nagu tõesti hulluks minema või äkki ma ei saa, või äkki mul on peas midagi katki hoopis, et see hirmutas väga palju. Ja üleüldse, kui mul ei olnud enda kehas mugav olla, reaalsustaju oli veidikene moondunud ja ma ei teadnud päriselt, mis toimub, sest ma olin kogenud midagi väga õudset, paanikahooge, ärevushooge ja siis need ärevushood, need saatsidki mind peaaegu siis igapäevaselt. Et see oli selline tunne, mis hakkas pihta niimoodi vaikselt kätest ja jalgadest samal ajal, selline külm, veider, seletamatu tunne, mis tuli niimoodi lainena, hakkas jooksma niimoodi mööda keha laiali ja siis tekkis adrenaliin muidugi, mis pani südame kloppima kõvasti ja ohutunne kasvas, olgugi et mul ei olnud mitte mingisugust turvatunnet juba enne ärevushoogu, siis nägemine läks hästi teravaks ja kuulmine läks samamoodi hästi teravaks. Nägemine muutus nagu 4K ultra HD teravaks, et ma ei näinud nagu ühte sektorit enam, vaid ma nägin kõike oma pilgu väljas üliteravalt, ülipalju infot pidi vastu võtma. Ja siis, kui see ärevushoog pihta hakkas, siis ma kohe katsusin pulssi, üritasin kuidagi millestki kinni haarata, sest sellega kaasnes ka selline minestamise hirm ja üldse, et haarata siis kontroll tagasi reaalsuse üle. Aga mitte miski ei toiminud ja see oligi hästi, hästi ebameeldiv sellel puhul ja pidin nagu veenduma enda turvalisuses, et ma ei hakka ära surema. Aga samas see tunne oli ka selline, et ma tahaks enda keha seest välja tulla. Aga mul ei ole võimalik enda keha seest välja tulla. Selline põgenemise tunne. Ja ongi see, et pilt läheb tasku, suremise hirm. Aga see pole veel kõik, nagu on kuldsed sõnad öeldud, et kui juhtub selline asi nagu paanikahoog, siis enne seda võib olla ärevushoog, see võib kohe minna üle ka paanikahoog, siis paanikahood on minu jaoks kõige õudsemad asjad, mida ma olen enda nahal kogeda saanud, enda sees kogeda saanud ja enda meeltega üldse kogeda saanud, sest kui mul oli esimene paanikahoog, siis minu arusaam maailmast, iseendast, inimesest ja üldse sellest, et inimene on surelik, muutus totaalselt, sest see oli esimene kord elus, kui mul oligi paanikahoog, siis ma sain aru, et ma võin tõesti ära surra mingi hetk. Ja kui ärevushoog läks paanikahoogs edasi, siis paanikahoog on tavaliselt nagu see juhtub kiiremini. Mul oli neid tippajal 5-6 tükki päevas ja need on nagu kohutavalt kurnavad ja nii kui see väike aisting tuleb, et nüüd on paanikahoog tulemas, siis murdosa sekundi jooksul see levib üle keha kulutulena ja see hirm, see on halvatuks tegev lausa, et ma ei suutnud normaalselt enam edasi funktsioneerida ja ma ei suutnud normaalselt enam mõelda. Mu mõtted ei allunud minu kontrollile, et kui mul paanikahoog oli, siis et kuidagigi ennast rahustada, siis ma võib-olla võtsin telefoni ja proovisin kirjutada kellelegi, aga see protsess, see tegemine, see ei allunud väga hästi minu kontrollile, sest mul oli nii õudne tunne oma kehas. Siis ma ei suutnud ennast normaalselt väljendada, ehk siis minu kõneoskus ka nagu täielikult kadus. Selline tunne, et ma olen kohe-kohe hulluks minemas. Reaalne tunne, et ma olen hulluks minemas ja see omakorda lisas seda hirmu juurde. Päris reaalne suremise tunne, et kõik muutub kuidagi nii õudseks ja nii hirmutavaks, et ma päriselt usun seda tunnet ja tõepoolest see on selline tunne, nagu hakkaks surema. Süda meeletult klopib ja ühes sellega, et see süda meeletult kõvasti lööb, tekib ka see hirm, et
äkki mu südal hakkab töötamast ja mis omakorda lisab sellele hirmule seda õli sinna tulle juurde. ja, ja mis minu arust nagu veel veidram oli see just see, et ebareaalsustunne, kus mind ümbritsev maailm tundub, et see ei ole päris enam. See tundub, et see oleks nagu tehislik ja mul endal on selline tunne, et nagu ma ei kuulu, ma ei ole osa sellest maailmast enam. ja võib-olla seletada seda nii, et tekib selline simulatsioonitunne, kui kasutada tänapäevaseid termineid ja hästi veider seletada üldse seda paanikahoogu tegelikult, sest vägisi on iseendaga selline võitlemine, et saavutada mingisugunegi kontroll kogu selle situatsiooni üle, aga noh, mitte kuskilt ei ole seda võimalust kinni haarata, et ennast ankurdada millelegi külge, mis annaks selle turvatunde või mis annaks selle ilmingu, et chill, et kõik saab korda, et ei olnud sellist asja võimalik teha lihtsalt ja kuskil ei ole turvaline, tahaks nagu minna kuskile, aga kuskil ei ole minna. Iseenda keha seest tuleb see emotsioon ja see on nii kohutav. lihtsalt see halvab, see lööb kõik meeled segamini ja teiseks ta on nagu pärast nagu igat paanikahoogu oli mul selline tunne, et ma olen täiesti tühi, mul ei ole enam üldse jõudu ja ma ei taha seda uuesti kogeda, sest ma kaotan igasuguse kontrolli selle üle, mis mul veel alles on ja kui see paanikahoog ära oli, siis mul oli alati selline tunne, et ma jõudsin sinna nullpunkti tagasi, et ma võisingi olla tubli, pingutada, teha asju hästi, et mul hakkaks parem, aga see paanikahoog pühkis põmm, kõik lihtsalt ära ja seda oli vastik kogeda, sest noh, ma reaalselt mõtlesin, et ma suren mingi hetk ära. See andiski nagu selle tunde, et jep, minuga võib juhtuda midagi iga hetk, ma võingi pilli tasku visata ja mind enam ei ole ja ma jäingi seda, pärast seda esimest paanikahoogu ma jäingi õudselt kartma kõike, sest see paanikahoog suunas tähelepanu igale poole kehas, et nii kui mingi väike muutus kuskilt käis, kohe oli hirmutunne, et midagi hakkab juhtuma, mul on mingi terviserike, mul on vähk, mul on midagi, mis on katki, mis ei funktsioneeri enam normaalselt ja ma ei saagi enam elada normaalset elu. et ma jäängi selliseks. ja see hirmutunne oli meeletu, kogu aeg skännimine, et äkki midagi juhtub nüüd või mis see nüüd tähendas, mis see raks siin ribide vahel oli või süda lööb või süda jättis löögi vahele, et okei, no seda oli nii palju lihtsalt ja see tegelikult viiski mind punkti, kus ma ei saanudki enam igapäevaeluga üldse hakkama ja see, see oligi, okei, ma võin sinuga rääkida praegu juttu. Mul võib olla depressioon, mul võib olla ärevushäire, noh, sellel ajal, kui mul olidki need haripunktis. ma võisin sinuga juttu rääkida, ma võisin isegi küsimusi küsida sult, me võisime koos asju teha, ma võisin sinuga koos laua taga süüa, aga sisimas ma olin surnud tegelikult. mul ei olnud mitte mingit tunnet, et ma tahaks eksisteerida. kõik see, mis tegi minust minu varasemalt, seda enam ei olnud. Ma olin tühi kest. Ma ei teadnud enam mitte midagi, mitte millestki, mis teeb minust minu. ja see oli nii valus kaotus, sest kui sa oled elanud üle 20 aasta kõikide oma mälestustega, tunnetega ja ühtäkki neid enam ei ole, siis on seda päris keeruline kogeda ja vastu võtta, eriti kui sul on ka veel selline nii halb olla lihtsalt, et sa ei saa enam toimetustest osa võtta, et kui ma vaatasin ennast peeglist näiteks, siis ma ei saanud aru, kes mulle vastu vaatab ja
ma ei suutnud sellele enda peegeldusele isegi silma vaadata, sest ma ei teadnud enam, kes see inimene on ja see oli, ma ei julgenud isegi silma vaadata, sest ma tean, mul oli ettekujutus, kes see inimene varasemalt oli, aga nüüd see teadmine ja see pilt, mis vastu vaatas, need ei läinud omavahel kokku ja ma lihtsalt nagu tahtsin nagu kõigest vähest, et ma saaks lihtsalt tagasi selle, kes ma enne olin, et see meeletu halb asi lõppeks lihtsalt ja tegelikult ma palvetasin ka enne uinumist ja üldse, kui ma heitsin ja üldse sain magada, siis ma palvetasin, et äkki homme on see päev, kus see kõik on mööda läinud ja ma enam ei pea seda kogema, aga ei olnud kogu aeg, iga päev. Võib-olla kui ma teadvusele tulin, siis 5 sekundit, 4 sekundit oli seda ja, ja kõik tuli tagasi. Ja ma ei saanud tööl enam käia, sest ma muidugi proovisin kõigest vähest käia, aga ma ei saanud hakkama. Mul oli iga natukese aja tagant oli ärevushoog, mul oli iga natukese aja tagant paanikahoog. Kuna mu tolleaegne töö oli müügitöö, siis ma pidin klientidele helistama. Ma ei saanud rääkimisega hakkama, sest ainuke asi, kui ma telefoninumbri valisin, minu ainuke mõte oli see, et palun lihtsalt see kõne lõpp ära ja ma ei saanud hakkama. Ma läksin poole päeva pealt minema vahepeal, ma ei öelnud kellelegi, mis toimub, sest ma ei julgenud öelda, ma ei teadnud, kuidas öelda, olgugi, et nagu pilgud olid sellised, et kõik tahavad teada, mis valesti on läinud. Inimesed said aru, et midagi on juhtunud. Aga jah, ma ei saanud sellega hakkama ja lõpuks ma olin sunnitud haiguslehe lihtsalt võtma. Ja no kui üldse mõelda selle peale, et kui ma ei saanud tööl käimisega hakkama, siis ma ei saanud enda eest hoolitsemisega samamoodi enam väga hästi hakkama, et mõte, et ma läheks duši alla pesema, ma ei näinud mitte mingisugust pointi, sest esiteks ma ei nautinud seda ja mul oli tegelikult suva, sest see tundus nii energiamahuka ülesandena, et ma lihtsalt loobusin selle ettevõtmisest ja kui ma ei suutnud ka duši all käia, siis ma ei suutnud enda üleüldise väljanägemise eest hoolitseda, et kui mul hakkasid juuksed rasuseks minema, siis ma kandsin mütsi, talvemütsi suvel näiteks. Habet ma ei ajanud normaalselt ja hammastest, oi, mul on hammastest nii kahju. Ma kaotasin igasuguse lugupidamise hammaste pesu vastu ära, ma olin vahepeal isegi nädalaid ilma, et ma oleks hambaid pesnud ja see keeras mu hammaste tervise väga tuksi ja ma tänase päevani tegelikult likvideerin neid kahjusid siis, mis ma sellel ajal lihtsalt lasin endal juhtuda, sest see depressioon ja ärevushäirega võitlemine, see nagu tegelikult röövis kogu jõu iseenda eest hoolitsemise osas. Isegi kui ma oleks tahtnud, ma muidugi proovisin, ma ei olnud kogu aeg pesemata ja räpane ja mitte hoolitsenud. Oli päevi, kus ma sain sellega hakkama, aga väga pikalt oli ka see aeg, kus ma lihtsalt ei näinud pointi, ei tahtnud, sest ma ei tundnud, et ma olen väärt seda üldse. See ongi võib-olla kõige veidram. Just see, et mul on nii halb olla, kui ma lähen seda teen, siis ei tee mitte midagi paremaks, siis mille pärast ma seda üldse teen. See oli nii arusaamatu tollel hetkel, aga nüüd tagantjärele mõeldes just oleks pidanud kas või selle natukenegi enda heaks tegema, et hakkaks parem olla. Ma ei osanud seda väärtustada siis. Ja toitumine, see oli samamoodi, no nii käest ära, pigem oli kogu aeg selline valmis toidu söömine, kui ma olin üksi. Kui ma olin oma maakodus või noh, nii-öelda, kus ma üles kasvasin, siis muidugi mul oli ema, kes tegi mulle süüa ja siis ma sõin normaalselt, aga kui ma olin omaette, siis ma väga ei valinud, mis minu näost sisse läks ja see oli väga kaootiline ka. Ja ma tahtsin ainult magada, sest mul ei olnud jõudu, mul ei olnud jaksu, ma ei teadnud, mis minuga toimub ja ma lihtsalt tahtsin mitte olla, mitte millegagi tegeleda, lihtsalt, et päev läheks võimalikult kiiresti järgmisesse päeva ja siis järgmisesse päeva. Aga mida rohkem ma päevast magasin, seda rohkem läks sassi ka minu unerütm ja lõpuks oligi see, kus ma ei saanud magada ka enam ja siis
ja see oligi see selline nõiaring. muidugi mind üritati palju aidata, aga ma ei saanud sellest abist aru, ma ei osanud seda vastu võtta. Mulle öeldi palju, et mine proovi liikuda looduses, mine suhtle sõpradega, tee endale midagi head süüa või juua, näiteks mõni hea tee või joo sellist kosutavat, karastavat jooki, mis sulle enne meeldis juua. muidugi proovi mõelda positiivselt, proovi trenni teha. ma ei saanud sellest aru, minu jaoks olid need asjad kui rünnakuna, sest ma ei osanud nende mõtetega kaasa minna, need olid võõrad ideed minu jaoks, sest ma ei osanud nendest lugu pidada, sest minu sees oli totaalne kaos, tühjus ja ma ei näinud nendes välja pakutud abilahendustes mitte midagi positiivset, et see oli karm, sest tänasel päeval ma just teen seda kõike, ma teen trenni, ma vaatan, mis ma söön, ma liigun väga palju looduses, ma võtan aega maha, ma üritan võimalikult palju positiivselt mõelda, ma üritan võimalikult palju positiivseid asju kirja panna endale, et mis mul läks sellel päeval hästi. aga sellel hetkel ma ei olnud võimeline seda tegema. ja ma ei saanud sellest aru, sest ma olin täiesti teise sageduse peal, et kui inimesed, kes üritasid mind aidata, olid ühe sageduse peal, siis mina olin kuskil täiesti teise lainepikkuse peal ja ma ei saanud sellest sõnumist aru, mis mulle püüti edasi anda. üks tunne, mis mul veel meeles on kindlasti ajaärevus. ehk siis, kui on kahe sündmuse vahel pikem aeg, mis on tühi, kus ma ei tee mitte midagi. näiteks mul ongi, sellel ajal oli näiteks psühhiaatri visiit ja ma teadsin, et mul on õhtul ka psühholoogi visiit, üks on hommikul, teine on õhtul. ma ei teadnud, mida ülejäänud ajaga peale hakata ja see valmistas mulle ärevust, sest ma ei suutnud teha midagi, ma ei suutnud ka niisama eksisteerida. ma proovisin sisustada aega, vaadates filmi, sarja, lugeda isegi, aga mu tähelepanu ei suutnud piisavalt kaua fookust hoida, et neid asju nautida üldse. ja see, kui kahe sündmuse vahel oli pikem ajaaken, siis see oli väga väljakannatamatu ja see oli samamoodi üks veider tunne, mida ma depressioonis olles kogesin. ja lõpetuseks asi, mida ma hakkasin depressiooni langedes veel rohkem tegema ja no kindlasti ma tegin seda väga palju ka enne depressiooni. Enda tuimestamine kõikvõimalikel viisidel, ehk siis ma hakkasin väga palju jooma ja miks ma jõin, sest ma ei osanud muud moodi, mul ei olnud infot, ma ei saanud aru, et tegelikult tervislikud ja kasulikud asjad mõjuvad mulle hästi, mul oli vaja kohe mingisugust asja, mis tuimestab, mingisugust asja, et ma ei peaks tundma seda ärevushoogu, et ma ei peaks tundma seda paanikahoogu, et ma ei mõtleks enam. sest enne kui ma jõudsin arsti juurde, siis mul ei olnud ju ravimeid ka ja ma läksin seda teed pidi ja nii kui alkohol veres oli, kõik jäi nagu rahulikumaks. aga niipea kui alkohol verest oli läinud ja oli ka näiteks pohmell, oli mul 10 kordades hullem olla kui enne joomist üldse. ja see pani mind ka nõiaringi. ehk siis, kui ma lõpetasin joomise, oli mul 10 korda hullem olla, ma hakkasin uuesti jälle pihta. ja muidugi mul oli ka kaineid päevi, aga ma just ma lihtsalt tahtsin mitte tunda, ma ei tahtnud tegeleda nende ärevushoogudega. ma ei tahtnud siin olla, ma lihtsalt tahtsin võimalikult kiiresti teadvust kaotada ja vajuda unne ja lõpuks, kui ma jõudsin arstile ja ma hakkasin ka ravimeid võtma, siis ja oli periood, kus ma pikalt ei võtnud alkoholi, oli ainult ravimid, iseendaga töö tegemine, siis vahepeal see taastumine võttis päris positiivse joone, siis ma hakkasin uuesti jälle alkoholi tarvitama, ka mõnuaineid ja siis kõik see tulemus oli jälle tuum allakäik ja ravimite ajal joomine on väga-väga laastav, sest kaob see piiri tajumise tunne ära ja üldse see efektiivsus ka ravi suhtes on
vähem tunda, sest alkohol on tegelikult depressant ja kui ma ei ole suuteline lahendama ära neid juurpõhjuseid, mille pärast mul on üldse depressioon, mille pärast mul on ärevushäire, siis alkoholiga ennast tuimestades, arvates, et oh, ma niimoodi ei saa korda ja funktsioneerin paremini, siis tegelikult see on väga suur karuteene iseendale. ja kui ma 2021 lõpetasin täielikult joomise, siis alates sellest hetkest on tegelikult see taastumise kõver läinud sirgjooneliselt üles. muidugi on seal, kui lähemale suumida, on seal kõikumisi, aga mittejoomine on kindlasti andnud mulle stabiilsuse. Ja ma olen saanud paremaks inimeseks, kui ma olin isegi enne depressiooni. Ja ma olen just tänu mittejoomisele ja mitte mõnuainete tegemisele, isegi kanepi tegemisele avastanud just need juurpõhjused üles, mille pärast mul see kuradi depressioon tekkis, mille pärast mind see ärevushäire nii pikalt kimbutas. Ja muidugi mul on hetki veel, kus vahepeal ongi sihuke nädal, kus ongi pinged, kus ma ei tunne ennast hästi ja samas ka ärevust võib-olla lööb üles, aga mul on ülihea ettekujutus, kus kohas see kõik võib alguse saada. Ja minu soovitus kõigile teile, kes te vaatate ja kui siin ongi näiteks depressioon ja ärevushäire, siis alkohol on sinu kõige suurem vaenlane üldse taastumise teekonnal. Sest niipea, kui ma päriselt lõpetasin joomise, pärast seda on elu läinud kümnetes kordades paremaks ja ma jätkan iga päev tööd selle nimel, et see ka säiliks ja võib-olla aastate jooksul tarkused juurde saades veelgi paremaks muutuks. Ja mina loodan, et sina said siit täna midagi üht-teist kaasa, kuidas üldse depressioon välja näeb, kuidas ärevushäire või noh, üldse, kuidas ärevushäire mõjutab ka seda depressioonis olekut ja mingigi ettekujutus, milline siis depressioon võib olla. Sest inimesi, kellel on depressioon, nad võib-olla ei tule sellest nii rääkima nagu mina sulle praegu ja äkki sellest osast on ka kasu just selle raames, et me mõistame inimest paremini, kes on just selles kõige suuremas võitluses, et saada oma vaimne tervis korda, et saada oma füüsiline tervis jälle tagasi normaalseks. Et depressioonist on võimalik välja tulla ja mina loodan, et sulle see osa meeldis. Mina olen kogemusnõustaja Silver. Mul on ka diagnoositud sügav depressioon ja ärevushäire. Ja mina teen seda kõike sellepärast, et äkki kuskil on keegi, kes saab sellest inspiratsiooni, kes võtab kontrolli enda elu üle enda kätesse tagasi, sest õnnelik olemine on valik. See on valik just selles suhtes, et kui me oleme iseenda vastu ausad, vaatame ennast peeglist, näeme seda päris iseennast, näeme enda vigu ja kui me teamegi, et mingi osa meie elust on selline, mida me kindlasti peaksime muutma, siis näiteks depressioonis olles elustiililised küsimused, joomine, mõnuained, üleüldse iseendast hoolitsemine, need on sellised alustalad, mis lõppude lõpuks garanteerib ka selle hea enesetunde, et kui me teeme trenni, kui me teeme ka trenni vaimselt, kui me peame lugu enda kehast, enda unest, enda ümbrusest ja kui me võtame ka hetki iseenda jaoks, et teha neid sügavaid rännakuid iseenda sisse, uurida, kus on need valukohad ja mis võiks meie elu paremaks teha, siis kindlasti on see üks viis, et enda tuimestamisega seda ei juhtu, et tuleb leida viis, kuidas see just juhtuma panna. Aitäh ja näeme järgmises osas. Tšau.